Ja et ma vaatan kõigepealt, ma siit lavalt alla ei kuku, et see on siin sihuke rockstaari lava nüüd, et see on põhiline asi täna mul selle ettekande jooksul, et kui midagi juhtub, siis et ma ei ole sellest tasakaalust siin väga hea. Aga jah, et mul on mõningaid asju kindlasti, mis kattuvad sellega, mis Artur rääkis, aga võib-olla positiivse koha pealt mul on natuke värvilisemad slaidid lihtsalt. Nii et saame äkki selle poolega hakkama. Ja kui palju siis kiirelt, eks ju, endast ja Tesliust, kuna mul umbes 15 minutit ja 15 slaidi täpselt, et olen umbes 15, ma ütleks pluss aastat siis tegelenud värbamisega. Miks ma kirjutan alati LinkedInis ka 15 pluss, et muidu startupid ei värbaks mind, et nad saaks päriselt aru, kui vana ma olen, nii et see ei ole väga hea. Ja tegelikult olen siis ehitanud üles värbamisagentuuri CV keskuses, eks tuhandeid erinevaid tööandjaid seal nõustanud. 3 aastat peaaegu olin Berliinis, juhtisin siis keeleõppeäpi Babel talenditiimi, kus me värbasime globaalselt, relokeerisime alati siis Berliini ja nüüd siis 1,5 aastat olen olnud Teslios. Teslios me värbame ka globaalselt, aga me oleme 100% hajusmeeskond. Et kui ma alustasin umbes 1,5 aastat tagasi, siis meid oli natuke alla 100 ja praeguseks on siis sellel nädalal sai 200 täis, nii et jäi, et me ikkagi värbame, et kuskilt need talendid siis tulevad. Aga läheme edasi. Nii, et Kaie kutsus mind siia siis, et ma teeksin midagi sellist, mis näeb välja nagu, et kohvi paksu pealt ennustamine. Et ega me siis keegi ei tea, mis see tulevik toob, aga on mõningaid trende, mida kindlasti saab siis vaadata, mida siis organisatsioonid võiksid ka arvesse võtta, et need talendid ka teie juurde tahaksid tulevikus tulla. Pluss see, et neid tegelikult ju neid trende või neid selliseid vihjeid on turul rohkem kui 11, aga mõtlesin, et ärme siis pane 10, paneme seekord 11, aga võiks olla 200, eks ju. Ja üks selline trend või üks selline siis, ütleme, juhus, mis meiega siin toimus ja milleks ju keegi valmis ei olnud, oli siis see uus normaalsus. Meil on, eks ju, olukord, et kõik need asjad ju muudavad seda, mida tegelikult tööturg teeb või mismoodi töö kui selline iseenesest muutub. Ja nüüd, kui siin seoses Covidiga terve see situatsioon muutus, et kõik need ettevõtted ja sel ajal mina olin Berliinis, et üle 700 inimese pidi üleöö hakkama siis tegema kaugtööd ja ettevõttes, kus eelnevalt ka võib-olla, ütleme nii meie CTO kui founderid arvasid, et tegelikult et me ei peaks selles mõttes nagu kaugtööd tegema ja mis need inimesed seal kodus ikka teevad ja tavaliselt ega nad seal teevad ju kõike muud kui tööd, aga siis tuli, eks ju, Covid ja olukord muutus. Ja tegelikult tuli välja, et need inimesed teevad seal võib-olla liiga paljugi tööd ja meil on hoopis teistsugused probleemid nüüd käsil, eks ju. Aga uus normaalsus siis muutis väga palju, et mismoodi me tööd näeme ja väga paljud inimesed õppisid iseenda pealt, et et see tööd saab kuidagi teistmoodi ka teha, et ei pea võib-olla, ma ei tea, 8-5 kontoris käima või ei pea ainult ühe tööandja juures töötama või ma saan näiteks kodus lastega ja perega rohkem aega veeta või näiteks, mis Ameerika turul meile väga palju on talente toonud, et ei pea kommüütima, eks ju, edasi-tagasi hommikul ja õhtul, et nad saavadki võidavad selle suure protsendi ajast ja näiteks see on olnud meile väga hea võimalus saada palju rohkem sellist, ütleme, senior talenti sellelt turult, kes võib-olla muidu poleks mitte kunagi meie poole vaadanud, aga siis nende jaoks see oli nagu väga suur eelis. Ka on see võimalus teha midagi sellist, mis sulle endale meeldib, et on inimesi, kes tahaks võib-olla oma veinistandust Portugalis pidada ja ka tehnoloogiaettevõttes töötada või reisida ja tehnoloogiaettevõttes töötada. Et inimesed õppisid, et see on ka võimalik. Nii et ma arvan, et üks sihuke suuremaid asju, mida siis see pandeemia meile tõi, on kindlasti paindlikkus, mitte ainult selles, kus me tööd näeme, ka töövormides või selles, mis töö üleüldse on. Või kus need töötajad on või kes need töötajad on või kas need üldse peabki nimetama töötajateks, äkki meil on ka teistsugused, ütleme niimoodi, koostöövõimalused turul. Kindlasti midagi, mis meile jääb, on siis kaugtöö ja hübriidtöö ja kõik selline, ütleme, keerulises selle ümber siis, et kuidas me siis sellises olukorras oma inimestele sellise kaasatusel, et kõigil oleks oma hääl, et me teaksime, kuidas me koos toimime. Nii et ma arvan, et sellest kauge hübriidtööst me enam nüüd keegi lahti ei saa, et pigem me võib-olla peame aru saama, et mis sobib kellele ja mis mitte.
Nüüd siin kolmandana on siis hajusmeeskonnad, mis on midagi sellist, et mille puhul mulle vahetevahel tagasisidet antakse, et Reide, kuidas te siis ikka teete seda, et te olete 100% hajusmeeskond. See tähendab, et me olemegi, jah, meid on Lõuna-Ameerikas, meid on Ameerikas, me oleme Euroopas, me oleme ka näiteks Indias, Pakistanis. Et meie kõige suuremad meeskonnad väljaspool siis Eestit ja nii-öelda Ameerikat on huvitaval kombel näiteks Rumeenia, Arto slaidil on olemas, kohe teame, miks, Hispaania, ka Mehhiko ja Brasiilia on järgmine koht. Aga meil on õnnestunud värvata ka inimesi näiteks kohtanud nagu El Salvador ja viimasel nädalal Trinidad ja Tobago. Et see ei ole nüüd midagi sellist, et me mõtlesime, kuidas sinna turule väga nüüd spetsiifiliselt minna, aga siis meie tegevuste tulemusena me oleme jõudnud nendele talenditurgudele. Nii et me ei otsi kindlalt, et et see inimene peaks tulema jõudma meie Eesti kontorisse, kus siiski meil on väga väike nostalgiline kontor olemas. Kui nad tahavad liikuda, on väga hea ja vahetevahel see, et me tegelikult värbame nad kuskile mujale ja me toome nad kõik korra aastas Eestisse, siis läbi selle ühe korra aastas Eestisse tulemise läbi on inimesed öelnud, et kuulge, et teil on see täitsa lahe, et kas ma ei võiks ju tulla hoopis Eestisse tööle. Ega me kätte ei pane, et las tulevad, et kui nad ise tahavad tulla, siis on nagu okei. 4-päevane töönädal, ma arvan, et see on kindlasti inimesi, kes on ka juba proovinud ja on kindlasti oma arvamus, et kas toimis või ei toiminud, mis need väljakutsed olid. Ma arvan, et kui me tegime ühte meetupi nüüd Skoros, kus rääkisime 4-päevasest töönädalast, siis see tung sellele meetupile oli nii suur, et ma arvan, et registreerimine vist läks mingi 15 minuti käis ja kõik tahtsid õppida, et kuidas siis ikkagi seda 4-päevast töönädalat korraldada, et mis need väljakutsed on ja hästi huvitav osa oli see, et inimesed küsisid, et kuidas seda juhtkonnale müüa, et mis me siis tegema peame ja missuguseid fakte ja kasutama, et nad prooviksidki seda korra. Aga jah, loomulikult mitte kõigile, võib-olla mingisugustes organisatsioonides on seda väga raske korraldada, aga kindlasti kellel võimalik siis erinevaid töövorme ja suhteid nagu läbi mõelda. Globaalne talent, jälle selle samasse juttu, mis tulen tagasi, et on ju kindlasti võimalik relokeerida seda talenti, aga võib alati mõelda ka, et kas see on ka ainus variant, et kuidas me saame seda talenti kaasata ja võib-olla me ei pea ta kohe relokeerima, me võime seda talenti ka hiljem relokeerida. Et seal on ka erinevaid variante, et nüüd selles sõjavalgus ma näen, et väga paljud inimesed, kes meist on väga kaugel, võivad ka seda mitte mõista, et me oleme nii lähedal selle ohule, et kas nad ikkagi julgevad praegusel hetkel siia tulla. Nii et võib-olla on lihtsam need algselt kuskil mujal värvata ja natukese aja pärast siis tuua see idee lauale, et äkki nad tahaksid ka tulla ja kolida siia poole. Aga ma arvan, et me ei saa sellest üle ega ümber tehnoloogia valdkonnas, et meil on seda globaalset talenti vaja ja ausalt öeldes, et mina küll ei näeks, et kuidas me oleks saanud Tesliot nii palju kasvatada selle 1 aasta jooksul, kui me ei oleks vaadanud globaalse talendi poole. Ma arvan, et see oleks ilmvõimatus, sest siis oleks see taktika, mida ma tegelikult tavaliselt CV-keskuses välja pakkusin, et okei, et mis meil siis taktika on, et kas lähme vaatame väljaspool Eestit või siis nagu tehnoloogiasektoris siin kohapeal alati, et naabrilt ära projekt. Et kui naabrilt ära projekt, siis ma tavaliselt küsin, et kui palju raha on, mingis muud hüvesid, et mis see on, et millega me selle naabri juurde siis jutule läheme. Ja ega see tegelikult ei ole ju jätkusuutlik, et me käime kogu aeg üksteiselt seda sama talenti siis üle ostmas. Nii et mõelda selle peale, et kas ja kus meie talent on, sest kindlasti on turge, kus me saame seda talenti endale lubada ja kus ka see talent on võib-olla väga õnnelik, et me loome seal turul töökohti. Kui me läheme nagu Lõuna-Ameerikasse, siis kindlasti on väga tänuväärne ka seal neid töökohti luua. Sellega on seotud ka järgmine osa. Mitmekesisus. Globaalse talendiga tuleb enamikel juhul see mitmekesisus kaasa. Ehk mitmekesisuse teemasid on palju lihtsam nii-öelda majja sisse tuua, neid projekte, teemasid lükata, kui tegelikult sul on juba nii erinevate taustadega, erinevatest kohtadest, erinevat talenti majas. Nad toovad selle kaasa. Ja inimeste siis, ütleme selline silmaring avardub, nad õpivad
õpivad igapäevaselt koostööd tehes, ja siis tegelikult meil need hajusmeeskonnad ei ole nii, et me töötame mingisuguses regioonis, vaid minul endal on näiteks tiimikaaslane või näiteks värbaja on El Pasos, Texases. Eile värbasin endale uue talent sourceri Mexico Citysse. Ja osa tiimi on mul Eestis ja nendest ka siis üks inimene on Sri Lankalt, üks on Itaaliast, üks on Venemaalt, nii et me kõik töötame siin koos ja peame erinevates ajatsoonides siis omavahel nagu toime tulema. Nüüd mitmekesisus on midagi sellist, mida ma Berliinis väga tugevalt tundsin, et näiteks noorem generatsioon küsib selle kohta väga-väga selgelt juba tööintervjuudel. Ahah, et kuidas teil selle mitmekesisusega on? Kas te teete ka midagi päriselt? Et see, et kuskil kodulehel on mingid sellised värvilised pildid, et see ei ole enam nagu piisav. Et küsitakse, et mis te päriselt teete ja kuidas te päriselt seda maailma siis muudate. Et mis need tegevused on. Mul isegi juhus olnud, et ühes mua eelnevatest ettevõtetest siis inimene ütles, et palun mind karjäärilehelt eemaldada, kuna ettevõte tegelikult ei tee mitte midagi, et seda teemat ettevõtte sees arendada ja tema arust on see tokenism ja tema ei taha seal lihtsalt pildiks väljas olla. Ja seda tegelikult on seal turul väga tunda ja noorem põlvkond küsib väga selgelt, et mida me siis nagu teeme selleks, et see siis majas olemas oleks. Missioon, eesmärk, miks? Järjest rohkem jälle, et me oleme noor põlvkond, tahab teada, et miks me midagi teeme, kuidas me oleme jätkusuutlikud, milline on meie jalajälg. Intervjuudel peab olema valmis kõigile nendele küsimustele vastama, et muidu valikut on ju nii palju, nagu me ka eelmist ettekandest kuulsime, et millega siis oleme meie siis need, kes silma paistavad ja mille pärast see talent peaks siis tahtma meid valida. Nii et kogu selle osa võiks hästi selgelt nagu läbi mõelda, et millega siis seda talenti nagu enda juurde tuua. Jälle eelmise jutuajamisega ka seoti, et kuidas me siis töötame. Ma arvan, et töötamisel on väga erinevaid võimalusi. Pea ju alati töölepingust inimest tööle võtma. Et võib-olla ta töötab ta juures ainult 10% oma ajast. Võib-olla osaaega. Võib-olla ta on freelancer. Võib-olla töötab 5 ettevõttes korraga. Ta valib ise, mis ajal ta töötab. Et ma arvan, et see on nagu väga tugevalt sellise uue normaalsuse kõrvalprodukt ja seda järjest rohkem tahetakse ja ettevõtted, kes sellega siis ei suuda kaasas käia, kindlasti kaotavad seda talenti turule. Pluss see, et ettevõtte sees, ma arvan, võiks ka seda läbi mõelda, et kas on alati, et see on nüüd nagu uus töökoht, võib-olla see on ülesanne. Võib-olla see on midagi, mida me saame sisse osta. Koostööd teha. Võib-olla maja sees keegi, kes tahaks selle jupi ära teha. Et me siis jälle ei värbaks nii nagu nende, ütleme, tehnoloogia ettevõtetes me oleme siin näinud ja eriti USA turul, et värbame suure hooga, see on hästi startupidele omanik, värbame 1000 inimest, siis läheb pool aastat mööda, siis me laseme need 1000 inimest lahti, siis läheb 2 kuud mööda, siis me värbame need samad inimesed tagasi jälle, mitte need samad, aga samadele positsioonidele, et ei tundu nagu väga jätkusuutlik. Et kuidas siis ikkagi nii kehvasti see juhtimine käis, et mul endal juhus, kus paluti muga rääkida siis ühest ametikohast, vist see oli kuskil mais, juunikuus see ettevõte koondas 100 inimesi. Et minu küsimus on, et kuidas seda siis sel hetkel ei teatud ja kui ma oleks nüüd töökohta vahetanud, siis arvatavasti ma oleks esimene inimene olnud, kes oleks ukse taga olnud. Et see eetiline pool ka sellest, et kõik need asjad aitavad tegelikult majandada seda, et me ei mängiks inimeste eludega. Ja järjest rohkem see turul näitab, et te tegelikult ikkagi hoolite sellest talendist ja talent tahab teie juurde tulla, et ta usaldab teid. Aeg tiksub. Vaimne tervis. Kogu siis selle ülemaailmse, globaalsuse, pandeemia, erinevate töövormide, kodus töötamise ja kõigega on kindlasti need vaimse tervise küsimused tulnud palju rohkem päevavalgele. Ka ma arvan, et me lihtsalt räägime sellest praegusel hetkel rohkem. Ma küll ei mäleta, et mu vanemad kunagi oleks rääkinud midagi sellist, et kellelgi on stress või me peaks võtma mingi päeva või nagu mediteerima või midagi sellist. Töötajate koolitamine, ümberõppe, rotatsioon, tehikuline kompetentsus, et jälle see, et vaadata oma maja sees, et kes meil seal olemas on.
kas me oleme selle talenti ära mappinud? Kas me teame, mida meie oma inimesed tahavad? Kas on vaja alati väljapoole minna seda talenti otsima? Me saame midagi maja sees ümber korraldada, meil ei olegi tegelikult vaja neid inimesi turult värvata. Ka toon juurde selle, mida Artur rääkis, et ise talendi kasvatamine. Et käisin just rääkimas sellises toredas ettevõtmises nagu Working Tech. Ja seal oli grupi 5 naisterahvad, kes on kõik, eks ju, tehnoloogia ümberõppel. Ja kui ma rääkisin ja küsisin, et kes neist tahavad testeriks saada pärast seda, kõik tõstsid käe, nii et keegi teine võiks minu eest eelnevalt seda tööd teha, nii et ma kogu seda seltskonda endale saaks või mul nii palju võib-olla pole ka vaja. Aga ma ei tea, et kas ettevõtted pöörduvad nagu sinna ja kas nad on valmis tegelikult ka, ütleme, sellise rohkem junior talendiga tegelema, ise välja koolitama ja toetama neid organisatsioone ja ettevõtmisi. Ja viimane, kaugtööjuhid. Et ma arvan, et peame juhte koolitama nüüd selleks, et nad saaksid kogu selles eelnevas olukorras hakkama. Et see talent, ka siis, keda suure raskega on värvatud, kohe esimese hooga ära ei jookseks, kuna me ei oska seda talenti enam niimoodi kaugelt juhtida. Et see oli minu jaoks niisugune huvitav õppekoht, et tegelikult see pandeemia hakkas, siis kõik läksid koju ja kõik üritasid siis nii-öelda puusa pealt siis juhtida, eks ju. Nüüd ma olen aru saanud, et see on täitsa teine asi. Ega kõik juhid ei olegi valmis tegema või kõikidel juhtidel ka ei sobi. Üks hea näide, et märkasin tööintervjuudel, et paljud inimesed siis pandeemia ajal olid loonud need suhted teiste inimestega reaalajas. Ehk te olite kõik koos kontoris, rääkisite omavahel ja siis läksite virtuaalsesse maailma. Ja need suhted olid olemas. Nüüd, kui sul on virtuaalne ettevõte, eks ju, või hajusmeeskonnad, siis sa pead need suhted looma virtuaalselt. Eks sul on Slack, seal on mingid nimed ja siis, eks ju, off we go. Et vaata ise, kuidas saad ja su kirjalik nii-öelda suhtlemisoskus peab olema väga tugev, sa pead aru saama, millal, kuidas sa ei tee näiteks, ütleme, mikromanageerimist, kuidas sa siiski toetad oma meeskonnale olemas oled ja nii edasi. Ja ma märkasin, et vahetuval inimesed, kes arvasid, et nad on väga head suhtlejad ja väga head juhid, ei saanud aru, et nad virtuaalses maailmas ei ole. Kuna nad nii-öelda selle mõttemustris baseeritud sellele, et ma tegelikult olen väga hea juht ja väga hea suhtleja, aga see ainult päädis sellel tasandil, et kuna nad olid need suhted kontoris loonud. Aga nüüd virtuaalses maailmas ei saanud nad hakkama. Ja sealt meil on päris palju olnud arutelusid, et kuidas me siis ikkagi neid kaugtööjuhte või hajusmeeskonna juhte toetame ja et millised kompetentsid tegelikult nendel juhtidel siis oleks vaja ja võib-olla see ei ole ka igaühe jaoks. Kokkuvõtvalt, ma arvan, et kõiki neid, ütleme, tuleviku muutusi või vihjeid siis arvesse võttes, ma arvan, et see tuleviku talent tegelikult tahab, et temast endast hoolitakse, temast kui siis inimesest, kellel on oma nii-öelda ootused, oma viis, kuidas ta toimetab, soovid, kuidas ta tahab tööd teha, ehk see kogu see paindlik pakett selles suhtes, et me hakkame looma rohkem seda tööd sellele inimesele, mitte üritame seda inimest sellesse tööprofiili toppida. Ja ma arvan, et see on nagu võib-olla pikemas perspektiivis see trend, kuhu see läheb, nagu me näeme siin, et neid inimesi juurde ei tule. Nii et me hakkame loominguliselt välja mõtlema, et kuidas siis need inimesed, kes meil siis turul olemas on või majas on, ikkagi siis nagu nii-öelda matchiksid selle positsiooni või tööga, mis meil olemas on. Nii et ma arvan, et see on võib-olla selline kõige suurem trend seal. Aga aitäh ja aeg sai ka just otsa.